täna on meil külas Jana, kes on MasterChefi esimene võitja, et see siin ei ole täna tavaline kokaköök, vaid me hakkame siis tegema sinu lemmiktoodet, milleks on light kreem. Jaa, ta on mul praegu all ka hästi hea meigipõhi. Anname sulle ette retsepti, ma juhendan sind, ma väga loodan, et sul saab täna hästi põnev olema ja sa saad kosmeetikast väga palju uut põnevat teadmist. Stardime. Teeme. Portsellaraan. Okay. Mis ta teeb siis? Kreemile võib saada saatuslikult ka isegi kõige väiksem veepiisk, et rasvad ja vedelikud tahavad nagu eralduda ja aitas selle lõplikult nagu siis ära siduda. Emulgeerida. No nagu toidu tegemine päriselt täitsa. Ja lisaks on siis veel see, et ta on väga hea niisutaja, ta aitab hoida siis ka niiskustaset meie nahal. Lisaks ta on antioksüdant. Ma nagu nii täpselt ei ole küll kunagi midagi kaalunud. No seda võiks... 2 kohaga. Täitsa õige. Super. Ma tean veel, kellel on vaja nii täpseid kaale. Jaa, ma tean ka. See on vaja nüüd paisuma panna. Potid on ju ka nagu täitsa kokaköögis praegu. Ma vaatan paremad kui mul. Portsellaraan, raputa sinna niimoodi peale. Need 2 ainet on selleks, et rasvad ja vedelikud püsiksid koos. Okei, väga lahe tekstuur. Me neid saame helvestena, aga alguses jälle, kui me ei teadnud midagi, siis me saime suure kamakana ja siis me ise lõhkusime seda ja siis me saime jälle targemaks, et me ei pea olema nii mehelikud ja raiuma neid, et saab ka lihtsamalt. Ma ei tea, nii suur vastutus, nii suure koguses. Veevannil, nagu sa šokolaadigi teed, on ju? Kakaiõlist ma ei ole küll kuulnud. Meil oli valida, kas me võtame argaaniaõli, mis on väga poppõli, või me võtame mingi jälle erilise õli, mida tegelikult inimesed väga ei tea, aga mis on palju rohkem väärtuslik kui mingid teised õlid. Ta sisaldab mega palju C-vitamiini ja kakaiõliga siis vanasti valati seda haavade pea, no mitte päris veritseval haaval, ja siis ta aitas arme leevendada. Täitsa nii kallan või? Jah, täitsa nii kallan. Ei. Nii ilus värv. Jojoba kohta öeldakse, et see ei ole tegelikult õli, vaid see on vaha, aga me ikkagi nimetame teda õliks. Ta on siis kõige kergema tekstuuriga, et meie kasutame just erinevaid õlisid, sellepärast, et üks annab ühe komponendi, vitamiinid, libeduse, imanduvuse, teine annab jälle teised vitamiinid, et saa seda õiged numbrid kätte. Mina nagu köögis küll nii pinksalt neid gramme ei jälgi. Kaalume siis säilitusaine. See on meil nüüd siuksest suurest sellest ja siuksesse väiksesse. Mõnus. Nii, siis me võtame nüüd aloe vera. Kuidas sul siiamaani tundub? No mulle meeldib selline täppisteadus. Ma ootan nagu lõpptulemust ka, kuigi ma väga naudin seda protsessi. Mis on astak? Astaksantiin. Ma õppisin ise ka seda niimoodi. Astaksantiin. Et see on üks vetikas ja see annab meie kreemile pigmendi ja see on võimsamaid antioksüdante. Portsellaraan ja astaksantiin on siis need, mis teevad Berritsi kreemid. Nii, Aquel Fresh, see on väga huvitav nimi. See aine on siis karehabe samblik ja Eestis te kohtate kõik need samblikud, mis puu otsast alla kasvavad. See samblik kasvab ainult värskes õhus. See annab siis meie light kreemile sellise... Lõpuks saaks midagi täpselt ka. See on siis antibakteriaalsete omadustega, et kui ongi mingid punnikesed või mis iganes, mingid ebatasasused, siis see on just sellepärast. Mis saab, kui teda niisama näole panna paljalt? Sellepärast meil ongi, seda on ka ainult nagu 1%, et teatud asju ei tohigi, niisuguseid antioksüdantseid aineid ei tohigi panna üle mingi protsendi, kas on 1-2, et see ei ole mitte sellepärast, et me ei taha panna kreemi nagu rohkem siukseid antioksüdantseid aineid, vaid ta võib siis kas allergilist reaktsiooni tekitada, et teda on nahale nagu liiga palju. Ja siis me paneme selle rosmariini, et siin on ka need tugevad lõhnakomponendid välja võetud, et ongi kreemile, ta jätab täiesti neutraalse lõhna. Ma teen steiki sellega. Jällegi ta aitab meil neid rasvasid, et need ei rääsuks ja et astaksantiin ei rääsuks.
pääsuks ja ei muudaks oma värvi heledamaks. Rosmariin on abimees selleks ja lisaks ta on ka antioksüdant. Miks mul käsi nii väriseb? Nii, olemas. Nii kui me nüüd õlid sinna sisse paneme, siis ta ka korra tahkub uuesti. Hakkan siis lisama Jah. jojoba esimesena. Kõik kallan kohe ära ja segan. Ja. Nüüd sa näed, ta natuke seal tahkub. Siis teine. Ei karda midagi, jah? Ei karda midagi. See on siis, ma eeldan, avokaadoõli. Ja selleks, et seda saaks avada, peab võtma tööriista selle. Niimoodi. Et kui see tuleb suht täis panna. Nii, ja siis on aprikoosiõli vaja. Nii mõnus pähkline. Ma kasutan plofi peal röstitud mandliõli ja see on jumala sarnane. Jah. Tahaks süüa ja. Nii. Ja läheb aprikoos. Ja, see lõhn on nii hea. No, ma lähen kohe keskturule lammast ostma ausalt. Isu tuli. No nii, päris ilus selline homogeenne mass. Ja vaata, kus nüüd avokaadoõli muutis värvi on ju. Et jah, iga nagu komponent annab täiesti oma tekstuuri, oma värvi, oma lõhna. Nii, aga meil on siit siis kõik tehtud. Mõõdame astaksantiini ära. Appi kui peened tehnika. Issand, kui huvitav asi. Mis ta on nüüd siis? Antioksüdant või? Ta on üks tugevamaid antioksüdante. Pane isegi selle otsaga. Ma mõtlesin, et kummaga. Meil on vaja 2,3. Ma olin väga tagasihoidlik. Ei ole ühte grammigi veel. Ühesõnaga astaksantiiniga on see, et me näeme looduses ka teda. Lõhe ei oleks muidu oranž, kui ta ei saaks seda astaksantiini. Flamingo sulestik ei oleks muidu roosakas. Nüüd on korras. Jah. Ja nüüd pane see astaksantiin sisse. See ongi siis see, mis Perici kreemile värvi annab. Loksuta teda seal sees, sest selle aine puhul on küll nüüd niimoodi, et kui 0,3 ühikut jääks saamata, siis juba värvis annab tunda. Seda me ei taha. Ja ka toimeomadustest annab tunda. Koka õudusunenägu on rasv ja vesi ja selle emulgeerimine. Nüüd siis ole hea, pane siia glütseriin ja aloe vera enne. Kõik on hästi. Et see on nagu kõige olulisem osas. Oh my god, midagi valesti ei läinud. Väga pingeline. Meie kreem on valmis. Uskumatu, oh my god. Aitäh. Aga see on nagu perfektne. Selle järgi saabki vaadata, et kui neid mullikesi tuleks nagu väga palju, siis tuleks võib-olla veel segada. See protsess peab toimuma hästi kähku, sest muidu hakkab see liiga ära jahtuma. Nii. Issand, kui lahe. Ja siis nüüd tuleb kork peale. Ja siis nüüd tuleb teine keerme ka, et ja see on õhukindel pudel, et looduskosmeetika kreem siis, mida vähem ta õhku saab, seda parem. Ma olen nii uhke. Sinu tibu. Aitäh! Nii tore. Väga lahe. Kindlasti mõtlete, mis lõhnaga light kreemi me tegime. Valisime tonka aroomi, sest et see muudab selle kreemi õrnalt magusamaks ja mahedamaks. Tonka oba on mulle äärmiselt südamelähedane, sest et ta on selline mitmetahuline ja kompleksne ja seal on vaniljanoote, karamellinoote ning natuke mandlit. Ja kui on nagu selliseid vürtse, mis sobivad ehk võib-olla ainult talvel või ainult suvel, siis minu arust tonka on täpselt selline, mis sobib aastaringi igasse päeva.